Ja siis tegelikult tuligi mõte, et ausalt öeldes, et õnnelikkuse kõige suuremaks väärtuse loojaks on lähisuhted. Kui sa lõpuks, eks ju, pead andma hinnangud, mis sind kõige rohkem nagu sinu õnnele nagu sisu annab. Ja mina sean kõige suuremaks prioriteediks on uni. See võib tunduda iseenesestmõistetavana, aga kes saab öelda, või kes tõstku käsi see, kes saab öelda, et tema on see nädal iga päev välja pannud. Kui su tööandja kiusab sind või sa tead pidevalt üle tunde, sulle see ei meeldi, ütleme, et tee selle nimel tööd, et seda muuta. Ja ma tõesti, ma olen uhke selle üle, et ma olen õppinud ütlema ei. Ja te ei pea ütlema kõigele jaa. Ma kõige nagu julgustan teid sellega. I never made the same mistake twice. I always make it 5 or 6 times just to be sure. Et mul kohati ma ise tunnen, et mulle see asi nagu minule tegi veel ei... Et kuidas siis ellu jääda? Ütleme, minu esimene asi, mis nõukoguga annaks ja mida ma ei tee tegelikult ise praegu nii palju kui peaks, aga ma proovin, ma iga päev proovin, ma ausana iga päev proovin teha, on see, et kui alati räägitakse, et tervis peaks olema elus esikohal, aga tegelikult me ei pane teda esikohale. Tegelikult me pärast autoõnnetust läheme koosolekule, tegelikult me EMO-st välja saades läheme ka koosolekule. Kui sa järgid elus seda põnevuse teekonda, sa teed seda, mis on sinu enda jaoks põnev, siis sa ei pea seda akut uuesti täitma. Sellepärast, et sa sõidad juba kogu aeg edasi. See auto, sinu keha on sinu sõiduk ja sa sõidad kogu aeg edasi ja teed seda, mis on sinu enda jaoks põnev. Ja number 1 oskus, mille ma olen omandanud sellega, on uudishimu. Sellepärast, et selle uudishimuga saan igasse valdkonda sisse. Siis Hongkong näiteks eelmise aasta lõpus veel pärast ühte vormelisõitu olime seal linnad džunglis ka puhkus, aga kas see lae pakud ära? Et kindlasti peaksime arvestama, et need 28 päeva meil seda akut täis ei lae, isegi kui me teeme kõige parema puhkuse maailmas.